Sel kevadel oleme siin Kärcheri esinduses Pirita teel olnud üsna tihedad külalised ja oleme rääkinud survepesuritest, tolmuimejatest, aknapesuritest, kastmissüsteemidest, pumpadest ja millest kõigest veel. Kuid üks asi on veel puudutamata, nimelt tekstiilipesurid, sest ka vaibad, autoistmed, kõik need vajavad korda teha. No vaipasid võib loomulikult pesta õues ka survepesuriga, kuid ma usun, et see ei ole see. Kui me nüüd võrdleme tavalist survepesurit ja spetsiaalset tekstiilipesurit, kui palju nüüd näiteks vaiba puhastamisel siin vaheefekti on? Efekt on päris võimas, kuna tekstiilipesur imeb ka selle märja niiskuse, mis jääb pinna peal, imeb võimsa vaakumiga endal musta veepaaki. Survepesuriga pestes siis on 2 päeva kuivatamist? Minimaalselt. Tekstiilipesuril on siis erinevad puhastusained, mida annab pihustada siis puhastatavale pinnale, olgu need siis kodus diivanid, vaibad, autoistmed, aga tekstiil jääb siis puhtaks, kuivaks võimalikult, ta on kergelt niiske, kuskil pool tundi ja saab juba peal istuda, astuda. Nii palju ma olen siin teie juures juba tarkust saanud ja kogemust saanud, et see halli korpusega masin, see on nüüd professionaali klassi masin. Kas selline kodutarbija masin on olemas ka samalaadne? Kodutarbijal on SE mudeli sari siis, kui profimasinad on võimsamad ja on mõeldud siis ainult tekstiili puhastamiseks. Koduomaga saab ka tolmu veel eraldi imeda. Aga erinevad otsikud, kas tal on ka, et see, millega sa siin esimese puhastustiiru tegid, ma pean nagu käpuli seal vaiba kallal olema. Et see siis on Puusi 8, millel on ainult käsiotsik. Sellele saab eraldi juurde osta ka põrandaotsiku vaipade puhastamiseks, et ei pea 4 käpukil siis mööda vaipa ringi roomama. Kui me täna siia teie juurde tulime, siis ütlesid, et see on nüüd sel kevadel ilmselt viimane kohtumine. Kas midagi on veel puudutamata ka jäänud, millest me ei ole siin teie salongis rääkinud? Kindlasti on, et on puudutamata on jäänud veel profisarja tolmuimejad, on uued tooted, mis siis see aasta on välja tulnud. Et sügisel tahaks siis nendega jätkata. Ja omalt poolt tahaksin ka veel rõhutada, et kui te olete tõsine Kärcheri masinate fänn, siis ei maksa sügiseni oodata. Tulge siia Pirita teele ja heitke nende uudiskaupadele ja ka profiklassi masinatele pilk peale, sellepärast et suvel juba saab suure hulga tööd ju ära teha.